see on meil ruudu joonistamise skript. Katsetame. Kiisu joonistab ruudu. Proovime nüüd nii, et ruudu joonistamist korratakse 5 korda. Juhtimise alt valime käsu korda 10 korda. 10 asemele kirjutame 5. Ja siia sisse lohistame ruudu joonistamise käsud. Katsetame. See oli pisut kiire. Lohistame iga ruudu joonistamise järele ootamise käsu. Kustutame eelmised ruudud ja proovime uuesti. 1, 2, 3, 4, 5. Joonistati 5 ruutu üksteise peale. Kustutame. Proovime joonistada 5 ruutu üksteise kõrvale, mitte peale. Proovime jälgida, millise koha peal kiisu lõpetab ruudu joonistamise. Selle koha peal. Nüüd kiisu peaks järgmise ruudu alustamise ajal olema siin. Nii, et kui ta on ruudu joonistamise lõpetanud, siis ta liigub 50 punkti edasi. Lisame siia käsu liigu 50 punkti. Ja katsetame. Nii. Ja kiisu liikus selle koha peale. Teeme järgmise ruudu. Ja järgmise. Kustutame ja proovime need käsud nüüd kordusesse tagasi panna. Korda 5 korda. Joonistatakse ruut, pisut oodatakse ja kiisu liigub 50 punkti edasi. Seejärel hakkab joonistama järgmist ruutu. Katsetame. Esimene ruut. Ja saigi 5 ruutu ära. Teeme nüüd nii, et ruudukeste vahele jääb väike vahe. Järelikult kiisu peaks liikuma natuke kaugemale kui 50 punkti. Paneme siia näiteks 70. Kustutame eelmised ruudud ja katsetame uuesti. Näeme, et ruutude vahele tekib joon. See on seetõttu, et edasiliikumisel on ka pliiats all. Et edasi peaks liikuma niiviisi, et pliiats on üleval. Lisame siia käsu pliiats üles. Nii. Pliiats tõstetakse üles, liigutakse 70 punkti edasi ja nüüd enne järgmise ruudu joonistamist pannakse pliiats uuesti alla. Pliiats alla. Ja katsetame. Väga hea.